Tere tulemast teise maailmasõja aegsesse Paldiskisse. Siin paikneb tänapäeva Paldiski keskväljak. Paldiskit tunneme aegade jooksul ikka selliste nimedega nagu Rogervik, Baltiski port, Lahe ning koguni Kilulinn. Paldiskit on aegade jooksul külastanud lausa muljetavaldav kollektsioon Vene impeeriumi kroonitud peadest. Nimetagem Peeter Esimene, Katariina Esimene, Jelisaveta Petrovna, Katariina teine, Nikolai teine ning lisaks on siin käinud ka Saksa keiser Wilhelm teine ise. Siin paikneb Paldiski linna üks tuntumaid vaatamisväärsusi, keiser Peeter Suure kindlus. Tänapäeval tunneme seda ala, aga hoopis Muula mägede nime all. Selline ta siis on, sadama- ja merelinn Paldiski anno Domini 2026. Paldiski merekooli hoone detsember 1944. versus aastal 2026. Ilmselt seostub linna nimi Paldiski veel tänapäevalgi paljude inimeste jaoks suletud Nõukogude garnisoni linnaga ning militaarmonstrumiga ja tuumaohuga. 1990. aastate algul, kui Paldiskis oli veel Vene vägi sees, siis anti välja taoline raamat pealkirjaga Paldiski militaarmooloki haardes. Täpsustuseks olgu öeldud, et moolok on siis julm, pidevalt ohvreid nõudev elukas. Enne teist maailmasõda oli Paldiski Eesti kõige väiksem linn. Teise maailmasõja algus tähendas Paldiski elule järsku pööret, ehk siis Paldiskile sai saatuslikuks Molotovi-Ribbentropi pakt ning 1940. aasta kevadel pidid Paldiski elanikud oma kodud Paldiski linnas maha jätma ja 1944. aastal aeti Paldiski elanikkond uuesti linnast välja. Sedapuhku tulid Nõukogude väed tagasi. Paldiski isaks võime kindlasti pidada Vene keisrit või tsaari Peeter Esimest, kes käis 1715. aastal esimest korda tänapäeva Paldiski linna territooriumiga tutvumas ja esialgu ei olnud rajataval linnal isegi mitte nime. Seda nimetati Lahe järgi Rogervikiks või isegi nimetati seda uueks linnaks ehk siis vene keeli Novõi Gorod. Nii et peaaegu oleks ka Eesti saanud oma Novgorodi. 1762. aastal augustikuus nimetas keisrinna Katariina teine senise Rogerviki lahe ja asula Baltiski portiks ehk siis Balti sadamaks ja 1764. aastal külastas Katariina teine ka isiklikult Paldiski rajatavat asulat ja kui keisrinna Paldiskist lahkus, siis hüvasti jätuks tulistati suurtükkidest 101 pauku. Oleme oma kaameraga jõudnud Baškiiri rahvuskangelase Salavat Julajevi mälestusmärgi juurde Paldiskis. Teatavasti 1770. aastatel oli Venemaal äge mäss, mida tuntakse Jemeljan Pugatšovi mässu nime all ja aastast 1775 hakati ka Paldiski linna sunnitööle saatma neid, kes olid mõistetud eluaegsele sunnitööle ja üks oligi siis Baškiiria rahvuskangelane ja Baškiiria esimene poeet, Pugatšovi mässust osa võtnud Salavat Julajev, kes hiljem Paldiskisse aastakümneid hiljem ka suri. Baškiiria rahvuskangelasele Salavat Julajevile püstitati Paldiskis mälestusmärk juba 1989. aastal, kuid kaadris nähtud mälestusmärk on algse koopia. Nimelt 1991. aasta sügisel, kui Eestis oli puhkenud juba vasebuum, siis see Salavat Julajevi pea varastati ära. Vargal tuli aga pettuda, sest see pea osutus seest tühjaks olevat ja kaalult oli see pea samuti kerge. Hiljem leiti see pea, tõsi küll, lömmi lööduna ühe maja hoovist. Rääkides Paldiski rahvaarvust, siis 1783, kui Paldiski sai linnaks, elas seal circa 200 tsiviilelanikku. 1870 sai Paldiski raudteeühenduse Peterburiga ja siis elas Paldiski linnas 837 elanikku. Enne esimest maailmasõda elas 1300 elanikku ja nendest lausa 80% olid eestlased. Paldiskist sai raudteelinn juba aastal 1870 ja siin paikneb endine Paldiski raudteejaama hoone. Paldiski raudteejaama hoone vastas paiknes depoo, mis samuti maailmasõja käigus hävines. 1918. aasta novembrikuus, kui Saksa väed olid Eesti territooriumilt lahkunud, kehtestus ka Paldiski linnas Eesti võim ja senise Baltiski porti asemel hakati seda asulat nimetama nimetusega Lahe.
Pärast aga Baltiski ja alles 1933. aastal sai Baltiskist Paldiski. Võime öelda ka seda, et nimede eestistamise ajal 1930. aastate lõpul plaaniti Paldiski ümber nimetada ja pakuti kõikvõimalikke nimesid, näiteks Paeneeme ja Pakre. Lõpuks jäädi Lahe juurde, kuid siis puhkes Teine maailmasõda ja Lahe siiski ametlikult käibele ei läinud. Kui räägime Teise maailmasõja eelsest Paldiskist, siis on öeldud, et see oli väga turvaline linn, muret tegid ainult vargused ja salaviinaäri. Ja linnas tegutses konstaabel, kelleks oli Julius Schwan ja Julius Schwan sai Saksa okupatsiooni ajal Paldiski linnapeaks. Enne teist maailmasõda oli Paldiski väike kalurite linn ja iseseisvusaegse linnapea Odrese poeg Lembit Odres on oma teoses Vana armas Paldiski meenutanud ühte kalurit, keda kutsuti vanaks konksuks. Ja Odres on kirjutanud siis niimoodi, et lapsena jälgisin hoolega, kuidas konksu mamma kodus võrguhargil rippuvat kalavõrku parandas. Olnud see konksumamma siis rõõmus inimene, vahel keerutanud ta toas ringi, naernud, löönud jalaga vastu põrandat ja laulnud niimoodi. Kilumari, kilumari tuli rannast, kust jooksis pastla kannast. Paldiski linnaga on lahutamatult seotud Amandus Adamsoni nimi, kelle monument on 2026. aastal paigaldamisel siia Paldiski linnaparki. Amandus Adamsoni mälestusmärk oli kuni viimase ajani siin legendaarse merekooli hoone kõrval. Ilmselt meie ajaloo kõige mainekam ja nimekam skulptor Amandus Adamson oli 1855. aastal sündinud Paldiski linnast natuke põhja pool Uuga rannas ühes talus. 1918 hakkas ta elama Paldiskis ja seal ta ka 1929. aasta suvel suri. Ja muide 1940. aastal, kui pidi Paldiskist lahkuma tsiviilelanikkond, siis ka Adamsoni naine pidi Paldiski maha jätma. Ja maailmasõja käigus Amandus Adamsoni elumaja põletati maha ja säilis tema suveateljee, mis on siis praegu muuseumi käsutuses. 1939. aasta 28. septembril sõlmiti kurikuulus niinimetatud baaside leping ehk vastastikuse abistamise leping Eesti ja Nõukogude Liidu vahel ja Paldiski on selles mõttes eripärane linn, et juba selle artiklis 3, baaside lepingu artiklis 3 oli Paldiski linn nimeliselt ära mainitud. Seal oli siis kirjas niimoodi, et Eesti Vabariik kindlustab Nõukogude Liidule õiguse omada Eesti saartel Saaremaal ja Hiiumaal ning Paldiski linnas baase meresõjaväe laevastikule ja mõned aerodroomid. Kui baaside leping sõlmiti 28. september 1939, siis suhteliselt ruttu juba 12. oktoobril 1939 olid esimesed sovetid Paldiskis kohal. Nimelt rajatava rannakaitse ülem tuli oma valdusi üle vaatama ja juba järgmisel päeval ehk siis 13. oktoober 1939 oli kohal ka esimene soveti laev. 1939. aasta oktoobris sai teatavaks, et Eestist lahkuvad Adolf Hitleri kutse peale ka siinsed baltisakslased ja Paldiski linnast lahkus baltisakslasi toona 26. Mida aeg edasi ja mida rohkem olid sovetid olnud Paldiskis kohal, seda rohkem hakkasid nad kohalike elanike tegemistesse sekkuma. Toome ühe näite. 21. november 1939. Paldiskis puhkeb tulekahju ja tulekahju ajal Nõukogude Liidu valvurid ei lasknud kohaliku tuletõrjemehi Pritsimaa torni. Mõni kuu pärast baaside lepingu sõlmimist, seisuga 5. veebruar 1940, oli Paldiskis ja Pakri poolsaarel soveti sõja- ja mereväelasi lausa 7208 meest, ehk siis need ületasid märgatavalt kohaliku elanikkonna arvukuse. 1940. aasta kevadel, täpsemalt aprillikuus, toimus Paldiskis väga ärev sündmus. Nimelt Paldiski linna ajalugu oleks võinud lõppeda sõna otseses mõttes ühe suure pauguga. Sadamasse oli saabunud soveti laev, millel lastiks kastides olev lõhkeaine. Ja seda lõhkeainet olnud seal lausa väiksema aatomipommi tasemel ja sellel laeval, kujutage ette, tekkis tulekahju. Sellise lõhkeaine laadungi plahvatamine oleks muidugi pühkinud terve Paldiski linna maa pealt minema, kuid õnneks tulekahi siiski likvideeriti. Kustutamine käinud sõna otseses mõttes inimmassiga. Sadamasse saabunud autokolonni järel autokolonn ja seal olnud mehed läksid kõik siis laeva kustutustöösid läbi viima.
Hiljem toodud laevast välja sadu laipu, ilmselt käis see kustutamine seal siis ämbritega. Pärast need laibad kaeti presendiga, laaditi platvormvagunitele ja saadeti Venemaa poole teele ja muide see laibarong pidanud pikema peatuse Tallinnas Ülemiste jaamas ja laibarongi juures seisnud üks püssimees, kes ajanud kõik uudishimulikud jalamaid minema. Otse mere äärest algab Sadama tänav. Nõukogude ajal tunti seda tänavat, aga hoopis Ossipovi tänava nime all. Peaaegu mere kaldal paikneb Paldiski kõige tuntum maamärk. Tegemist on tsaariaegse merekooli hoonega. Paldiskis oli merekool asutatud juba nii ammu kui 1875 ja õppetöö algas 1876 ja merekool tegutses Paldiskis aastani 1916 ja see uhke merekooli hoone avati pidulikult 1904. aastal. Eesti Vabariigi ajal oli merekooli hoones tegutsenud gümnaasium ja algkool ja juba 1. aprillil 1940 võttis selle uhke koolimaja enda käsutusse Nõukogude merevägi ehk siis juba enne okupatsiooni algust. Pärast teist maailmasõda tegutses selles majas samuti kool, hiljem on olnud see kontorihoone ja ka lasteaed. Ilmselt läbi aegade kõige kuulsam Paldiski merekooli kasvandik on Johann Pitka, kes õppis seal 1894–95 ja omandas just Paldiskis kaugsõidukapteni paberid. Kevad 1940. Terve Pakri poolsaare elanikkond ning samuti Suur- ja Väike-Pakri saarte rahvas peab maha jätma oma kodud. Kogu see piirkond antakse Nõukogude Liidule. Muide, 1940. aasta kevadel anti Nõukogude Liidule üle ka Pakri poolsaare põhjatipus paiknev Pakri tuletorn. Märtsis 1940 ehk siis, kui Eesti Vabariik oli veel vormiliselt iseseisev, allus Eesti Vabariik Nõukogude Liidu nõudmistele ja oli nõus sellega, et kogu Pakri poolsaare elanikkond, sealhulgas siis Paldiski elanikkond, aetakse oma kodudest välja ja kogu Pakri poolsaar ning ka Pakri saared antakse Nõukogude Liidu sõjaväelastele üle. Ja võime siis väita seda, et maikuuks 1940 oli Paldiski kogu Eesti elanikkond välja aetud. Baaside ajastul oli väga salapärane ja mõistatuslik isik Paldiski komandandiks määratud Oppermann. Tema oli siis major Oppermann. Räägiti, et tema oli olnud Venemaa eestlane, kes 1918. aastal noore mehena oli oma perekonnaga lahkunud Venemaale. Ja suure saladuskatte all räägiti seda, et Oppermann osanud tegelikult ka puhtalt eesti keelt, aga seda varjati, sellepärast, et oli vaja teada, mida eestlased omavahel rääkisid. Ja Oppermann jäi paar korda ka vahele eesti keele oskusega. Kord, kui Eesti töömehed Oppermanni juures kauem koperdasid, ütles ta end unustades sulaselges eesti keeles: mida te ootate, hakake tööle. Ja teine kord paljastas Oppermann ennast sellega, et Paldiski ja Tallinna vahel rongis istusid tema vastas 2 Eesti naist. See oli siis, kui baltisakslased olid Eestist lahkunud ja üks naine oli teisele öelnud: saime sakslastest lahti, oleks saaks nüüd veel ka venelastest lahti. Oppermann oli neile kähvanud: neist te nüüd küll enam lahti ei saa. 1840. aastate algul jõuti Paldiskis Luteri kiriku avamiseni. Siin mere lähedal paikneb Nikolai kirik. 1940. aasta juuni keskel toimus siis kurikuulus juunipööre ja 17. juunil 1940 valgus Punaarmee takistamatult üle Eesti Vabariigi territooriumi ja kui me räägime juunipöördest Paldiskis, mis toona oli ju teadupärast Nõukogude Liidu sõjaväelaste käsutuses, siis Paldiski linnas liikusid sovettide hulgas kuulujutud, et Eesti Vabariigi Kaitseliit on ülekaalukate jõududega Paldiski linna sisse piiranud ja valmistub sovettidega ägedaid lahinguid pidama. Ja muide, komandöri naised organiseerisid Paldiskis Nikolai kirikusse lausa laatsareti. Jah, tõepoolest, uskumatu lugu. Komandöri naised seadmas siin Nikolai kirikus valmis laatsareti. Juba 1917. aastal revolutsioonipäevil sai Paldiski linna juhiks Johannes Odres ja ta oli sellel ametikohal põhimõtteliselt kuni 1940. aastani välja ehk siis väga pikka aega. 1940. aasta kevadel,
Kui kogu Paldiski linn läks Nõukogude vägede käsutusse, oli Odres sunnitud samuti Paldiskis oma maja maha jätma ja Nõmmele ära kolima. 16. juuni 1941 arreteeriti Odres, ta saadeti Siberisse, kus ta 17. detsembril 1941 suri Sverdlovski oblastis ja 3 nädalat hiljem, 3 nädalat pärast tema surma, mõistis tribunal juba ammu surnud Odrese veel maha laskmisele. Süüdistati teda siis selles, et ta on kuulunud Kaitseliitu ja Isamaaliitu ja osalenud Nõukogude vastases tegevuses. Mida tehti esimesel Nõukogude aastal luteriusu Nikolai kirikuga? Luteriusu Nikolai kirik võeti koguduselt käest ära juba 1940. aastal ja seal hakkas tegutsema Punaarmee klubi ning kinosaal. Pärast teist maailmasõda uue Nõukogude okupatsiooni ajal tegutses seal jälle klubi ja seda kirikut on kasutatud ka laohoonena. Paldiski sai linna õigused 1783 ja juba 4 aasta pärast pühitseti siin õigeusu kirik, mis on praegu kaadris. See on Püha Georgi õigeusu kirik. Tähelepanelik vaataja on muidugi märganud, et tänapäeval pole Püha Georgi kirikul enam torni, aga nagu siit 1910. aasta paiku tehtud fotolt on näha, oli siis torn veel täiesti olemas. Mis toimus esimesel Nõukogude aastal 1940–41 siin Paldiski õigeusu kirikus? Kui 1941. aastal tungisid sakslased linna, siis nad avastasid, et kohalikku õigeusu kirikut ehk siis Püha Georgi kirikut olid sovetid kasutanud laohoonena ja isegi vanglana. Saksa okupatsiooni ajal käis Paldiski linnast reportaaži tegemas üks ajakirjanik, kes läks vaatama ka Püha Georgi kirikut. Paldiski õigeusu kirik olevat esimesel Nõukogude aastal nii ära reostatud, et 41. aastal Paldiskit külastanud ajakirjanik ei tahtnud üle ukse isegi sisse vaadata. Mis puudutab Püha Georgi ehk õigeusu kiriku muutmist vanglaks, siis on kirjutatud niimoodi, et enne kiriku vanglaks muutmist on selle altari ruum tühjendatud, et ruumi teha käimlale. Kiriku seina seesmine puukate on kõik maha lõhutud. Praegu näib kirik seest võrdlemisi õudne, nii kirjutati Saksa okupatsiooni ajal. Põrandal lebava rämpsu järgi võib arvata, et siin üsna rohkesti vange on olnud. Jah, tõepoolest, uskumatu lugu. Vangimaja Püha Georgi kirikus. 1941. aastal, ehk siis veel enne Saksa Nõukogude sõja algust, kelkisid sovetid, et baasilinn Paldiski pidi saama tulevikus 5 korda suuremaks linnaks, kui oli toona Tallinn. Ja juba 1942. aastal pidi sovettide rehkenduste järgi Paldiski elanike arv olema üle 500 000 ning juba 5 aasta pärast olevat ühe politruki suurustavate sõnade järgi Tallinn Paldiski eeslinn ja see politruk ütles niimoodi, et Tallinn on siis ainult manduv kodanluse pesake. On öeldud seda, et 1941. aastaks kahanes Paldiski eestlastest elanike arv, tsiviilelanike arv 4-le. Olnud seal siis üks vana tisler, üks saunamees ja 2 pesunaist. Kas see ka nii oli, on aga kaheldav ja on veel teada seda, et 1941. aastal olid sovetid Paldiski surnuaeda kasutanud autopargina. 1941. aasta kevadel, kui Paldiski oli täielikult Nõukogude sõjaväe käsutuses, siis Eesti NSV võimud püüdsid vähemalt kuidagi formaalselt Paldiski linna Eesti NSV võimustruktuuris sobitada ja 31. märtsil 1941 moodustati Paldiski linna rahvasaadikute nõukogu täitevkomitee ja selle esimeheks määrati Mihhail Niilus. Eesti Vabariigi aegadel plaaniti siia Muula mägedesse teha Paldiski linnapark. Mis oli siin Muula mägedes toimunud esimese Nõukogude aasta jooksul? 1941. aasta suve lõpul linna tunginud Saksa väed avastasid ehmatusega, et Muula mäed olid risti ja rästi kommunistide poolt läbi kaevatud. Ka Paldiski sai 1941. aastal tuntuks kohana, mille kaudu küüditati Venemaale inimesi ja meenutamaks neid traagilisi sündmusi on endise raudteejaama juurde siia paigaldatud mälestuskivi. Küüditatute mälestusmärk avati seal jaama hoone juures siis aastal 2009 märtsikuus
ja 14. juunil 1941 saabusid sadamasse laevad, mille lastiks olid Saaremaa ja Hiiumaa mehed. Need olid siis küüditatud, kes siin loomavagunitesse ümber laaditi ja pikaks teekonnaks Venemaa surmapõrgutesse teele saadeti. Võrreldes teise maailmasõja aegadega on muutunud ka Paldiski tänavavõrk. Tänapäevase Rae ja Peetri vahel paiknes veel teise maailmasõja ajal Elisabethi ehk Jaan Poska tänav. See tänav on nüüdseks jäljetult kadunud ja nii üllatav kui see ka ei ole, siis enne teist maailmasõda oli see Paldiski kõige tähtsam äritänav. Elisabethi tänav ehk siis Jaan Poska tänav oligi Paldiski linna äripeatänav. Näiteks 1925 tegutses Paldiskis kauplusi ja muid kaubandusettevõtteid 17 ja nendest lausa 11 oligi nimetatud Elisabethi tänavas, kuid loomulikult kõige tähtsam tööandja Paldiski linnas oli siiski Paldiski sadam. 22. juuni 1941 varahommikul kell 3 ründab Suur-Saksamaa kantsler Adolf Hitler jõuliste löökidega Nõukogude Liitu ning juba sõja esimestel päevadel erinevatel andmetel vahemikus 22–25 juuni 1941 pommitas Saksa lennuvägi ka Paldiskit. On räägitud sellest, et pommitajaid olnud lausa 30, kuid millised kahjud olid, sellest on sovjetid tänase päevani vaikinud. Kas teie kuulute nende püsivaatajate hulka, kes pole veel tellinuppu vajutanud? Kanali tellimisega ei kaasne mingeid kohustusi ja see on tasuta. Seega, aidake meil astuda sammuke lähemale eesmärgi täitumisele, 10 000 tellija kokkusaamisele. aitüma toetuse eest! Juba sõja esimesel päeval ehk 22. juuni 1941 toimus esimene väljaastumine eestlaste poolt sovjettide vastu. Selle pani siis toime 15-aastane Arnold Väljamäe, kes ühe kaaslasega ründas ja tulistas maanteel liikuvaid Punaväe ja Balti laevastiku autosid. Oli ka hukkunuid. Selle Väljamäe väljaastumise tagajärjel arreteeriti 8 meest. Siin paikneb Paldiski üks tähtsamaid tänavaid, Peetri tänav. Nõukogude ajal tunti seda tänavat, aga hoopis Nõukogude tänava nime all. Siin paikneb Peetri tänav. 1941. aastal sai Peetri tänav tuntuks selle poolest, et siin paiknes proua Õnnise maja, kus toimusid väga traagilised sündmused. Proua Õnnise majas Peetri tänavas pidas tribunal oma istungit, kus neid 8 meest üle kuulati ja kus need 8 meest ka surma mõisteti. Neid arreteerituid ja ka tunnistajaid hoiti proua Õnnise maja hoovil olnud kuurilobudikes ning 8 meest, sealhulgas siis 15-aastane Arnold Väljamäe, kes kommunistide vastu esimesena Eestis välja astus, lasti maha Nikolai kiriku müüri ääres ja Saksa okupatsiooni ajal avaldati Eesti ajakirjanduses koguni sellest kirikuhoonest pilte, kus on näha selgelt kuulijäljed. 28. juuni 1941. Siin Nikolai kiriku juures arenevad väga traagilised sündmused. Enamlased lasevad siin maha 8 inimest. 1941. aasta suvel algasid siis ka lahingud Harjumaa pärast. Saksa vägede pealetung Tallinnale ja Paldiskile algas 20. augustil 1941 ja üle sissisõja tules pragiseva Harjumaa veeres nüüd Adolf Hitleri sõjavanker. Saksa väed jõudsid Paldiski linna kas 28. augusti õhtu 1941 või siis 29. august. Andmed on erinevad. Ja linnast pagenud kommunistid olid enne põgenemist plaaninud suurejoonelist hävitus- ja purustustööd, kuid õnneks oli neil pagemisega niivõrd kiire, et see hävitustöö jäi kõik pooleli. Tuleroaks langes linna elamuid toona vaid 4 või 5. Nende seas oli muide ka linnapea Odrese elamu. Maha põletati ka Pritsimaja ning linnavalitsuse hoone. Kui Paldiski vanemaid hooneid, linnahooneid jõudsid punased purustada 4 või 5 põletada, siis nad olid ametis põhiliselt omaenda rajatud militaarrajatiste, näiteks vastvalminud hoonete purustamisega ja sõjatehnika hävitamisega. Maha tuli jätta kogu masinapark ehk siis sovettide autod, traktorid, raudteevagunid ja kuna aega polnud neid enam hävitada, siis lükati need kõik kõrgelt Pakreneemelt alla merre. Ja alla kukkunud tehnikat oli nii palju, et sellest moodustus lausa 20 meetri kõrgune kuhi. Ja samas tehnika kõrvale tekkis teine kuhi tapetud hobustest. Lisaks Punaarmee oma hobustele
olid Pakri poolsaarele kokku aetud ka kohalike talumeeste käest rekvireeritud hobused, keda siis kuulipildu ja tulega aeti kõrgelt kalda äärest alla merre. Hiljem oli kohalikel elanikel tükk tegu, et need hobuse korjused maha matta. Saksa okupatsiooniaegses ajakirjanduses kirjeldati ka ühte tribunali hoonet Paldiski linnas. Kirjutati siis niimoodi, et astume sisse ühte tüübilisse vanasse kivihoonesse. Siin on asunud Paldiski tribunal. Põrandad on kaetud kõiksugu paberipahnaga, mille keskel vedeleb sõduri mütse, kiivreid, gaasitorbikuid, rihmu, seljakotte ning seintel ripuvad puruks peksetud klaasidega Kalinini, Stalini, Lenini ja Kaganovitši pildid. Kui 28. või 29. augustil 1941 Saksa väed jõudsid Paldiskisse, siis võttis neid Saksa vägesid vastu põhimõtteliselt inimtühi linn. 1941. aasta sügisel hakkasid kohalikud tagasi pöörduma ehk siis endised Eesti Vabariigi aegsed Paldiski elanikud. Saksa ajal rajati Paldiskisse sõjavangide laagreid ning rajati ka sõjapõgenike laagreid. Näiteks läbi Paldiski liikusid ka Ingeri-Soome põgenikud. Ning võime öelda seda, et linnapea Odrese majas oli tegutsenud esimesel sovjeti aastal sõjaväe ehituskontor ja kommunistid põletasid selle maja koos kõrvalhoonetega maha. Ja 1941. aasta detsembriks oli tagasi pöördunud circa 150 paldisklast. Et 1941. aasta augustis sovjettidel oli kindel plaan Paldiski ikkagi maha põletada, seda tõendab see, et igas 4 linnaservas oli ühele majale tuli külge pistetud, lootes selle tule levimisele, aga vihmasilma tõttu oli tuli varsti vaibunud. Vanad Paldiski elanikud, kes 1941. aasta sügisel hakkasid riburada pidi mööda oma endisesse kodulinna tagasi jõudma, olid hämmastunud. Nad ei tundnud oma endist kodulinna lausa ära. See oli niivõrd rüüstatud ja ära reostatud ning endised laiad ja rohtunud tänavad olid nüüd sõidukite ja veokitega täiesti segi pööratud ja tolmused. Paldiski oli siis tuntud omal ajal selle poolest, et seal olid väga laiad tänavad ja need tänavad olid projekteerinud ju tsaar Peeter I ise. Kui Paldiski elanikud linna tagasi pöördusid, siis märkasid nad loomulikult kohe, et endist linnavalitsuse hoonet polnud enam olemaski. Selle asemel haigutasid ahervaremed. Kadunud oli linnapildist ka maha põletatud tuletõrjehoone ehk pritsimaja. Alles jäänud hooned olid sovjettide poolt kõik rüüstatud, lõhutud ja reostatud. Peaaegu mitte ühelgi majal polnud enam tervet ust ees. Omaaegse Katariina ehk nüüdse Rae tänava ning Sadama tänava nurgal enam-vähem siin paiknes teise maailmasõja eel Paldiski linnavalitsuse hoone, mis 1941 põles. Oleme tänapäeva Paldiski keskväljakul. Omaaegne linnavalitsus paiknes selles suunas. Raudteejaamast natuke põhja pool paiknes Eesti Tarbijate Kooperatiivi kalatööstus. 1941. aastal enamlased selle hävitasid. Mitte kaugel Paldiski raudteejaamast paikneb Kivi tänav ja Kivi tänaval elas teise maailmasõja eelne Paldiski linnapea Johannes Odres ja Kivi tänaval paiknes siis tema maja, mis maha põles. Siin pildil on näha linnapea Odrese elumaja Kivi tänaval 1920. aastatel. 1941 see maja koos kõrvalhoonetega põletati maha. Paldiski luteriusu Nikolai kirik paikneb siin ja enam-vähem selle koha peal Nikolai tänavas paiknes Paldiski pritsimaja ehk tuletõrje seltsimaja. Siinpool paikneb Luteri kirik ning siin paiknes pritsimaja. Ja siinsamas pritsimaja ja kiriku vahetus läheduses Peetri tänaval paiknes Rogerviki võõrastemaja. Vaatame ka kaardil, kus teise maailmasõja ajal paiknes võõrastemaja Rogervik ja Paldiski pritsimaja. Siin Pakri tänava üleval põhja pool paiknes Nikolai tänav ja pritsimaja paikneski enam-vähem selles kohas. Peetri tänava ääres enam-vähem siin paiknes võõrastemaja Rogervik. Vaatame vanalt postkaardilt Peetri tänaval paiknenud võõrastemaja Rogervik. Nagu näha, on selle lähedal Nikolai tänaval ehk Koidu tänaval pritsimaja. 1903. aasta 20. juulil
pandi nurgakivi tuletõrje seltsimajale ehk siis Pritsi majale, millest kujunes avamise järel Paldiski seltsi- ja kultuurielu keskus. Seal tegutses näitering ja puhkpilliorkester. Seltsimaja pidulik avamine oli 28. detsembril 1903 ja muide raha seltsimaja ehitamiseks saadi osaliselt ka pidudelt. Kohalikud Paldiski taidlejad olid nii hakkajad, et nähes merel Paldiski sadama poole triivivat mõnda laeva, seadsid oma püüne ja dekoratsioonid kohe valmis ja lavastasid maale astunud meremeestele siis paugu pealt korraliku näitemängu. Merelt tulnud mehed olid väga liigutatud sellisest tähelepanust ja avasid oma rahakoti rauad. Siin pildil on näha, milline oli Paldiski Pritsimaja ehk tuletõrjehoone Eesti Vabariigi aastatel. Siin pildil on näha kõik, mis on järele jäänud kunagi nii uhkena ehitatud hoonest. Paldiski Pritsimajast, detsember 1944. Saksa okupatsiooni ajal hakkas Paldiski elanikkond taas kasvama, tagasi pöördusid endised elanikud ja näiteks 1942. aastal oktoobrikuus elas Paldiskis juba 600 elanikku. Kui Paldiski Pritsimaja paiknes Nikolai ehk Koidu tänavas, siis võime öelda, et samas tänavas paiknes ka viimase iseseisvusaegse Paldiski politseikonstaabli Julius Schwani elumaja. Julius Schwanist sai siis Saksa okupatsiooni ajal Paldiski linnapea ja tema elumajja seadis ennast sisse Paldiski linnavalitsus. Punased olid Schwani maja kasutanud esimesel nõukogude aastal ambulantsina ja haiglana ja seetõttu ilmselt oligi see säilinud. 19. august 1944 on selleks ajalooliseks päevaks, mil Paldiskisse toodi aurikul tagasi Soome sõjaväes võidelnud Eesti vabatahtlikud mehed. Neid oli kokku 1752 meest ja Paldiskist sõitsid mehed edasi Tallinna poole. 1944. aastal Paldiskis maabunud soomepoiste auks on Nikolai kiriku juures püsti pandud ka vastav mälestusmärk. 1944. aasta sügisel hõivas Punaarmee Tallinna, toimus see siis 22. september 1944 ja paar päeva hiljem, 24. septembri hommikul jõudis Punaarmee ka Paldiski linna. 22. septembril ehk siis paar päeva enne olid sakslased lahkunud Paldiskist laevadega ja enne seda lahkudes põletasid sakslased Paldiski linna põhimõtteliselt maani maha. Eesti linn Paldiski lakkas täielikult olemast. Lisaks Paldiskile muide põletasid sakslased 1944 maha veel ka Mõisaküla. Muide, mis puudutab seda, et sakslased 1944 septembris Paldiski maa tasa põletasid, siis on räägitud ka sellist juttu, et see linna põletamine ei olevatki olnud Saksa sõjaväe ettevõtmine, vaid see olnud hoopis Saksa komandandi isiklik arvete klaarimine. Kuidas see siis tegelikult oli, on jäänud hämaraks tänapäevani. Praeguse Pakri ning Rae tänava nurgal sellel kohal paiknes teise maailmasõja aastatel Paldiski apteegihoone. Mere poolt vaadates on siin Pakri tänav. Teise maailmasõja ajal oli see Jüri tänav, nõukogude ajal tunti seda aga hoopis Oktoobri tänava nime all. 1944. aastal sakslaste poolt maha põletatud Paldiski apteek Jüri ehk Pakri tänaval nägi siis varemetena välja taoline. Nii üllatav kui see ka ei ole, siis tänapäeva keskväljakult tuli siiapoole teise maailmasõja aastatel veel Elisabethi ehk Jaan Poska tänav ja enam-vähem selle korrusmaja koha peal paiknes veel maailmasõja ajal ühispanga hoone. Jaan Poska ehk Elisabethi tänaval olnud ühispank põletati 1944. aastal samuti täiesti maha ja 1944. aasta detsembris oli ühispanga asukohast taoline vaade. 1944. aastal panid sakslased tule otsa ka legendaarsele Paldiski võõraste majale nimega Rogervik ja 1944. aasta detsembris hävingu järel nägi see hotell võõraste maja välja taoline. Paar aastat pärast teise maailmasõja lõppu, 1947. aastal kirjutati Eesti NSV ajakirjanduses Paldiski mahapõletamisest nõndamoodi. Unustamatult sünged olid viimased Saksa okupatsioonipäevad Paldiski linnas. Nõukogude armee võidukast pealetungist raevustunud kiskjad süütasid majalt linna. Lahkudes püüdsid roimarid endaga kaasa vedada Eesti noori, et saata nad Saksamaale sunnitööle. Teadupärast lõpetas Adolf Hitler 30. aprillil 1945 Berliini punkris oma elu enesetapuga ja üks päev enne seda, ehk siis 29. aprillil 1945 arreteeriti
Paldiskis Koidu tänaval Julius Schwan, tema oli siis Saksa okupatsiooniaegne Paldiski linnapea. Tribunal mõistis Schwanile 10 aastat vangilaagrit, kuid Schwan tuli tagasi kodumaale ja suri 1967. aastal. Ta oli siis juba eakas mees, ta oli sündinud 1880, nii et tema elas kõik vangilaagri õudused üle. Muide, mis puudutab Paldiski luteriusu Nikolai kirikut, siis 1960. aastatel ehk siis keset Nõukogude okupatsiooni rööviti kiriku tornikell ära. Orel aga köeti ära Paldiski täitevkomitee ahjus. 1963. aastal rüüstati ka Paldiski õigeusu kirik. Nimelt selle kiriku plekkkatus kisti maha ja hoone muutus varremeteks. Pärast sõda sai Paldiskis taas Nõukogude Balti laevastiku baas. Esialgu ei olnud Paldiski muide üldse veel suletud linn. Suleti ta aastal 1964 koos Pakri saartega ja Nõukogude ja hiljem Vene sõjaväelased olid siis Paldiskis aastani 1994. Nii palju siis Teise maailmasõja sündmustest Paldiski linnas.